tere, armas teeline! On hea meel jälle alustada uut mõtisklust ja tänasel mõtiskluse olen pealkirjastanud 2 sõnaga: lepitus ja lootus. Kuid peatselt mõistad, millest ja kuidas see asi laheneb. Loen teksti kõigepealt Kolossuse 1. peatükist. Ka teid, kes varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega, on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi, et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette. Niisiis midagi on Kristus teinud meile, meie eest, meie jaoks. Kuid Jumal tegi seda Kristuses. Ja kuulake, üks kaunis tekst on 2. Korintuse 5. peatükis, see kõlab niiviisi. Tema, see on Jumal, on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Paulus on alati maininud tumeda pildi inimkonnast, vähemasti Kristuse õiguse lahus seisvast inimkonnast. Ja kes võiks tänapäeval pea 2000 aastat hiljem sellele arvamusele vastu vaielda? Kord keegi ütles, et üks kristlik doktriin, mida pole vaja usus vastu võtta, on see, et inimkond on patune. Kõik. Kuid patu tulekust saati on Jumal võtnud algatuse enda kätte ja püüdnud meid temaga lepitada, nii halvad kui me ka ei oleks. See tähendab, et algusest peale on Jumal tegutsenud patu probleemi lahendamise nimel, ehk lahendus sai peituda üksnes Kristuse ristisurmas. Eedenis hüüdis Jumal Aadamat oma loomistöö meistri teost. Ta hüüdis, kus sa oled? Ja täna jätkab ta oma kadunud lamba, see tähendab minu ja sinu otsimist. Ta otsib meid ühekaupa. Tal on plaan, täpne plaan, kuidas meieni jõuda. Ja 1. Moosese 3. peatükk ütleb, esialgse evangeeliumi tõotuse järgi tekitab Jumal vaenu meie ja saatana vahele. Kas see pole imeline? Jumal tekitab vaenu minu ja saatana vahele. Mõnikord tehakse evangeelium nii keeruliseks ja teoreetiliseks, et sellel pole 21. sajandil elava inimese jaoks kuigi palju praktilist tähendust. Aga evangeelium on tegelikult üsna lihtne ja sirgjooneline. Kogunist evangeeliumist me leiame 3 osa. Esiteks, kuna me oleme abitud ennast ise päästma, tuli Jeesus ja suri meie pattude eest. Teiseks, kui me võtame usu, meeleparanduse ja ristimise kaudu vastu tema surma nii, nagu oleks see meie oma, mõistetakse meid õigeks ning vabastatakse pattu hukkamõistust. Ja 3, meie praegune elu on Kristusega ühenduses olemise tulemus. Kogeme tema uueks loovat väge ja lubame tal elada meis tema elu. Need ei ole tingimata eraldi sammud või sündmused. Need võivad toimuda kõik korraga, niipea kui oleme valmis võtma Jeesuse vastu oma ellu. Ja neid on võimalik iga päev uuendada, kui anname ennast igal hommikul talle üle. Olenemata sellest, kuidas me igaüks oleme kogenud Kristuse päästvat tööd oma elus, jääb aluseks alati Jeesuse surm. Tulgem selle juurde alati tagasi. Kui sina juhtud vaatama iseennast, oma iseloomu ja seda, mis sinus toimub, siis mida räägib see pilguheit sulle vajadusest risti järele? Pauluse kirjast leiame lepituse, taastamise ja siis ka sõna kui jätkamisele. Kolossuse 1.22. Kristus on lepitanud nüüd oma lihalikus ihus oma surma läbi meid, et teid seada pühadena ja veatatuna ja laitmatutena Jumala palge ette, kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule ega lase end kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te olete kuulnud ja mida on kuulutatud kogu loodule taeva all ja mille teenriks olen saanud mina, Paulus. Kolossuse 1. peatükis salm 22 lahkame veidi seda taastamistööd, mida Kristus teostas. See on öeldud, ta teostas seda oma lihalikus ihus.
Sellega Paulus lükkab täiesti kõrvale gnostitsismi. Paulus rõhutab füüsilisust. Kristus ei olnud ilmutus, vaimolend ega illusioon. See lükkab ümber varased gnostikute väited, et Kristus ainult näis olevat lihalik. Meie pääste juured on reaalses ihus, reaalses ristis, reaalses surmas. Edasi Paulus ütleb, ta tegi seda surma kaudu. Ta räägib ohvrist, mitte metafoorist. Sõnasõnaline surm, mille kaudu lepitamine saab võimalikuks. Rist on taastamise keskne akt. Edasi ta ütleb, et seada pühadena. Tulemus Paulus loetleb 3 seisundit, mille Kristuse surm saavutab. Esiteks püha. Püha tähendab eraldatud, uue identiteedi saamine. Jumala eesmärgiks ongi meie pühitsemine. Siis ta ütleb, et me oleksime veatud. Teie arvel ei saa ühtegi süüdistust panna siis. Varasemad süüdistused ei kehti enam, sest tema silmis me oleme laitmatud. Mitte ainult andestatud, vaid laitmatud. Mitte ainult kaetud, vaid ka tegelikult puhastatud. Taeva kohtusaalis pole sinu vastu mingit süüdistust enam olemas, kui sa oled Kristuses. Ja siin me olemegi silmitsi jumaliku vaatenurgaga ja inimliku sotsiaalse positsiooniga. Me läheme kirikusse lunastatutena, aga mõned inimesed võivad ikka veel mäletada meie vana mina, mis oli enne. Inimkond võibki klammerduda mineviku ebaõnnestumiste külge. Aga Jumal näeb, mida Kristus saavutas, mitte seda, kes meie olime. Ainus hinnang, mis lõppkokkuvõttes loeb, on Jumala oma. Tema näeb meid pühadena. Tema näeb meid veatuina. Tema näeb meid laitmatutena. See on lepituse tulemus. Taastamise seisundisse, mida sa kunagi ise ei suudaks saavutada. Inimlikult on see võimatu. Ja kolosslaste 1. peatükis ja 23. salmis ongi leida see sõna tingimuslik kui ja milline vägi sellel on. Aga vaatame seda asja ligemalt. Paulus liigub Kristuse tegude juurest meie jätkuva vastuse juurde. Kui te vaid jääte. Kreeka keeles on sõna kui, sellel on milline tingimuslause. Kreeka keeles kasutatakse 4 tingimuslauset, seda kuiga algavat. Esimene variant, kui eeldatakse, et see on tõene. Teine variant, kui eeldatakse, et see on väär. Kolmas variant, kui võib-olla jah, võib-olla ei, sõltub tingimustest. Ja 4. variant, kuist see on väga tõenäoline. Uues testamendis on see väga haruldane. Kuid sõna kui siin Kolossuse 1. peatükis 23 on just see esimene variant, kus eeldatakse, et see on tõene. See tähendab, see eeldab, et tingimus on täidetud. Parem tõlge oleks hoopiski see, kui te vaid jääte ja ma ootan, et te jääte. See oleks parim tõlge. Jutustades seda, Paulus ei ähvarda, ta julgustab. Ta ei kahtle nende päästes, ta kinnitab nende trajektooria suunda. Ta ootab, et usklikud jääksid ustavaks, sest vaim töötab nendes. Kristus on nad juba lepitanud. Nad on juba teekonda alustanud. Sellest saab üleskutse enesekindlusele, mitte hirmule. Ja ta ütleb, kui te jääte. Püsivuse sõna, tegusõna epimenoo tähendab püsima, jääma, kindlaks jääma, vastupanust hoolimata edasi minema. Vaatame mõningaid näiteid piiblist. Näiteks Peetrus ukse taga. Apostolitegude 12. peatükis 16. salmis öeldakse, ta koputas. Peetrus koputas edasi. Peetrus jätkas lihtsalt edasi minekut, kuni uks avanes. Ja mis on selle sõnumi mõiste? Õnnistused tulevad neile, kes koputavad edasi. Püsivus avab uksi, mida uskmatus püüab sulgeda. Kui me jääme usust püsivaks, jääme paigale,
püsime evangeeliumi lootuses kõigutamatutena, siis saab valmis lubatud lepitus kogemuslikult reaalseks. Ta räägib maapealsest ja paigal seisvast. Paulus kasutab konstruktsiooni keelt. Maapealne, ehitatud vundamendile, vankumatu, sest alus on tugev ja kindel. Vankumatult paigal, kindlalt paigal, mitte kergesti keskpunktist välja tõugatav. Kristlikku elu ei puhu ära iga tuul ega kõiguta iga surve. Kristus lepitas meid, nüüd seisame seetõttu selles reaalsuses kindlalt. Ja see on uus elu. See on jutt lepitatud elust. Kristuse surm taastab meie seisuse. Kristuse kohalolu tugevdab meie järjepidevust. Meie roll on püsivus, jätkamine, koputamine, vastupidamine. Ja selle tulemuseks Jumal näeb meid sellistena, nagu me oleme Kristuses, mitte sellistena, nagu me olime patus. Sa paned tähele erinevust. Niisiis lepitus ei ole habras. Kolossuse 1. peatükk 23 sõna kui peegeldab kindlustunnet, mitte kahtlust. Kristus taastab meid, esitleb meid ja annab meile jõudu ja ta loodab, et me jätkaksime usus, mida tema ise toetab. Jumalal on sinuga igavene plaan. Mida Paulus ütleb Kristuse pärast kannatamise kohta? Loeme 1. peatükist Kolossuse kirjast salmist 24-25. Nüüd ma olen rõõmus oma kannatamistest teie pärast ja mis mul veel puudub Kristuse viletsustest, selle ma täiendan omas lihas tema ihu heaks, mis on kogudus, kelle teenijaks ma olen saanud Jumala korralduse järgi, mis minu kätte on usaldatud, et teile täielikult kuulutada Jumala sõna. Niisiis Pauluse roll oli kuulutada Jumala sõna. Kuigi Paulus kirjutas kolosslaste Roomas olles koduarestis, kannatas ta enim võib-olla selle all, et ei saanud enam usinalt paigast paika ja majast maja liikudes tööd teha nagu varem. Need vaevused või katsumused, mille eest Kristus hoiatas, ei vääri mainimist tulevase au vastu, mida meile ilmutatakse. See on suurem pilt. Paulus oli ju kirjutanud kristlastele Filippis ja nüüd kolosslastele, et ta rõõmustas kannatuste üle, mis on nende heaks. Paulus on küll vangis, aga Jumala sõna ei ole ahelais. Ajal, mil Paulus oli vahi all, kirjutas ta veel filipplastele, efeeslastele ja Filemonile. Pärast vabanemist inspireeris Jumal teda kirjutama tähtsaid nõuandeid, mis leiduvad esimeses kirjas Timooteusele ja kirjas Tiitusele. Oma viimase vanglasoleku ajal Roomas kirjutas Paulus teise kirja Timooteusele. Ühesõnaga, need viimased aastad pakkusid Paulusele võimaluse kirjutada märkimisväärne osa Uuest Testamendist. Sa paned tähele, et Jumala igavene plaan nägi ette kõike seda ja rohkematki veel. Kreekakeelne sõna, mida Paulus Kolossuse 1.25 kasutab ja mida üldiselt tõlgitakse kui Jumala korralduse seadmise järgi, on ikonoomia. Piiratud tähenduses on see Jumala viis asju korraldada. See hõlmab ka Pauluse apostliametit. Laiemas tähenduses hõlmab see aga kõiki Jumala päästmisplaanis tehtud korraldusi. Pauluse, teiste apostlite, isegi Vanatestamendi prohveti teenimistöö, sealhulgas Moosese oma, oli jumaliku plaani järgi mõeldud täielikult kuulutama Jumala sõna. Siinkohal on kasulik märkida, et Pauluse meelest oli tema teenimistöö vaid osake suuremast, kaugele ulatuvast jumalikust plaanist, mille rakendamist alustati maailma rajamisest peale. Sa mõtle hetkeks oma elule. Kuidas sobituvad Jumala suuremasse plaani need suuremad või väiksemad otsused, mida sa iga päev langetad? Kas saame väita, et mõni otsus oli ja on väike? Aga sellel võivad olla hoopis suuremad tagajärjed, mis selguvad alles hiljem.
Paulus räägib oma kirjas kolosslastele Jumala avalikuks saanud saladusest. Ta räägib seda 2 korral. Millest siis tegelikult jutt on? Teisal jälle osutab Paulus Jumala saladusele, Jumala igavesele eesmärgile, mille ta on ette määranud enne maailma ajastute algust meie auks ja avaldanud lunastusplaani kaudu. Peetrus räägib sellest tõest kui niisugusest, mida prohvetid ootasid ja millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata. See valmis enne maailma rajamist ja sellest on igavesest ajast vaikitud, kuid Kristuse elu, surm ja ülestõusmisega kergitati sellelt saladuselt katte. Efeesuse 1. peatükis Paulus tõdeb, temas on meil lunastust tema vere läbi, üleastumiste andeks andmine tema armurikkust mööda, millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja arukuses. Tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kõik kokku, mis on taevas ja mis on maa peal. Ja Efeesuse 3. peatükis ta jätkab. Jumal on mulle ilmutuse kaudu teatanud saladuse, nagu ma eespool lühidalt kirjutasin. Seda lugedes te võite mõista minu arusaamist Kristuse saladusest, mida muistsete põlvede aegu ei antud teada inimlastele nii, nagu see nüüd on ilmutatud tema pühadele ja apostlitele ja prohvetitele vaimus, et paganatki on tõotuse kaaspärijad ja sama ihuliikmed ja kaasosalised Kristuses Jeesuses evangeeliumi kaudu. Lõppude lõpuks tuuakse kõik taevas ja maa peal täielikku ühtsusesse Kristuses. See oli Kristuse palve tipphetk Johannes evangeeliumi 17. peatükis. Kuidas see täpselt toimub? Oli saladus, mis on nüüd saanud avalikuks evangeeliumi kaudu. Me õpime kogu igaviku kestel, miks küll Jumal meid nii väga armastab, et andis meie päästmiseks Jeesuse, taevase hindamatu aarde. Aga me teame, et Kristus on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes nende eest on surnud ja üles äratatud. Ja selle tulemusena saavad kõik, kes Kristusesse usuvad, nii juudid kui ka paganad, võrdselt osa evangeeliumi kaudu antud Jumala tõotustest ja on kokku toodud ühte ihusse, see on kogudusse. Paulus räägib Kolosse 1. peatükist Kristusest teie sees ja see osutab Kristuse elamisele südames usu kaudu. Selline vaimulik liit Kristusega võimaldab usklikel juba praegu asetuda istuma taevasesse olukorda ning kogeda tulevase maailma ajastu väge. Kuna Kristus on meie elus, alustab ta juba meie liitmist taevaga. Evangeeliumi, mis töötab usklike südames, on see, mis on meid teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis. Mis on siis evangeeliumi vägi? Millele Paulus keskendub, kui ta räägib evangeeliumi väest? Ta ütleb Rooma 1. peatükis, sest ma ei häbene evangeeliumi, sest see on Jumala vägi õndsaks saamiseks igaühele, kes usub, nii juudile esite kui ka kreeklasele. Sest temas saab ilmsiks Jumala õigus usust usku, nõnda nagu on kirjutatud, õige elab usust. Niisiis ta ütles kõigepealt, ma ei häbene. Evangeeliumi naeruvääristati ja naeruvääristatakse täna veel, sest see tunnistas avalikult Jeesusest kui Messiast. Paulus kuulutas julgelt Kristust ja teda ristilööduna. Ta rääkis evangeeliumi väest. Siin see evangeelium on. Jumala vägi päästmiseks. Evangeelium on kõigile, nii juutidele, paganatele, kristlastele ja mittekristlastele, koguduse liikmetele ja neile, kes seda ei ole. Me õpetame sageli Pauluse fookust pääsemine armust usu kaudu. Päästetud armust usu kaudu, mitte tegudest. Ma ei saa mitte midagi siia juurde lisada, see Kristusest poolt antu ja tehtu on täiuslik.
Rooma 3. peatükis öeldakse, õigeks mõistetud vabalt tema armust lunastuse kaudu Kristuses Jeesuses. Ära unusta, kuidas. Vabalt tema armust. Võrrelge Paulust ja Jaakobust. Kas nad räägivad ühest ja samast asjast? Millele Paulus keskendub? Kas evangeeliumi vägi on ainult päästmine patu karistusest? Õigeks mõistmine usu läbi. Kas evangeeliumi vägi on ka päästmine patu võimusest? Pühitsemine ka ainult usu läbi. Mis on evangeeliumi vägi ja selle eesmärk Pauluse kirjutistes? Ta kirjutab Kolossuse 1.27, kellele Jumal tahtis teada anda, milline on selle saladuse auhiilguse rikkus paganate seas, sest see on Kristus teie sees, auhiilguse lootus. See on evangeeliumi müsteerium. Jumal saab meid muuta meis elava Kristuse väe läbi. Niisiis, kes meid muudab? Piibel ütleb, et Jumal. Efeesuse 3. peatükk 17 salm, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse. Aga siin nüüd mõningad õppetunnid. Esimene õppetund. Evangeeliumi vägi tähendab, et Jeesus elab minus usu kaudu. Jumal saab meid muuta meie sees elava Kristuse väe läbi. Rooma 6. peatükis Paulus tõdeb, kuna me seda teame, et meie vana inimene on ühes temaga risti löödud. Kuidas siis? Ühes Kristusega, et patu ihu kaotataks, nõnda et me enam ei orjaks pattu, sest kes on surnud, see on õigeks mõistetud patust. Teine õppetund. Evangeeliumi vägi tähendab, et minu vanad harjumused, minu patud ja sõltuvused on koos Kristusega risti löödud. Ristilöömine on valus. See on surm vanale eluviisile. Mattuse 16 peatükk ütleb, siis Jeesus ütles oma jüngritele, kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta salaku end. Mida see tähendab? Siis ärgu ta andku enam iialgi oma minale võimalust pead tõsta. See on minu ja sinu otsus. Edasi ta jätkab ning võtku oma rist enese peale ning järgigu mind. Me arvame, et Jeesuse järgimine tähendab rahast, positsioonist ja paljust muustki loobumist. Jeesuse järgimine, oma ristist loobumine, minu rist, harjumused, sõltuvused, Jumala kartmatud emotsioonid, kibestumine, soovimatus, andestada, armukadedus, kadedus, iha ja viha. See tuleb jätta koos Kristusega maha. Sest Paulus ütles Galaati 2. peatükis, ent nüüd ei ela enam mina. Mida ta siin ütleb? Mina ei ela enam, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenes andnud minu eest. Vastandena Rooma 7. peatüki sõnumile, seda ei tee enam mina, vaid patt, mis minus elab. See oli minu endine elu. 3. õppetund. Evangeeliumi vägi tähendab, et ma alistun Kristusele ja luban temal elada minus. Tema puhtus, tema pühadus, tema õiglus, tema võit, tema harjumused, tema jumalikud emotsioonid, need on Kristuses võimalikud ja käepärast. Galaatia 5. peatükis räägitakse lihategudest ja vaimuviljast. Pane tähele, ainsuses. Galaatia 5 ütleb, aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus. Selliste vastu ei ole käsk. Niisiis, kui räägitakse vaimuviljast, siis kõik on olemas. Seadus ei mõista meid hukka, kui me kanname vaimuvilja, mitte vilju, ühte vilja. Efeesuse 2 ütleb, sest meie oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumala on enne valmistanud, et me käiksimegi nendes. 4. õppetund.
Evangeeliumi vägi võimaldab mul käia heades tegudes. See on evangeeliumi vägi. Head teod on and Jumalalt. Jumala valmistas need head teod ette, et mina saaksin neis käia, et sina saaksid neis käia. Need avalduvad minu ja sinu elus, kui tema elab meis usu läbi ja vana mina, olgu see mees või naine, surmatakse. 5. õppetund. Evangeeliumi eesmärk on pühadus ja puhtus. Kolossuse 1 peatükk ütleb, kes meid on päästnud pimeduse võimusest ja on meid asetanud oma armsa poja riiki. Temas on meil lunastus, pattude andeks saamine. Seega tema eesmärk on viia meid pimedusest valgusesse, patust lunastuseni, andestamatusest andestuseni, sõltuvusest vabaduseni, vihast rahuni, ihast puhtuseni, armukadedusest rahuloluni, hirmust kindlustundeni, valust tervenemiseni ja patust täiuslikkuseni. See on Jumala töö minus, sinus, Kristuse läbi. Kolossuse 1.28. Keda me kuulutame, manitsedes igat inimest ja õpetades igat inimest kõigest tarkusest, valmistada igat inimest täielikult Kristuses. Kas sa panid tähele 3 korda iga inimene, iga inimene, iga inimene, igaüks eraldi, täiuslik, täielik, küps, veatu. See on Jumala plaani lõppeesmärk. 6. õppetund. Evangeeliumi eesmärk on kasv ja küpsus Kristuses. Meid on kutsutud kasvama armus, kasvama Jeesuses, kasvama tema sõna tundmises. See on asi, millega peaksime tegelema. Evangeeliumi mõjuv märk igas usklikus on kasv. Kuulge, laps, kes jääb lapseks, ei ole eesmärk. Rääkige, kõndige, kasvage, lugege, kirjutage. See on Jumala kutse täiuslikkusele, kasvule, küpsusele. See on kõrgem ja laiem ja sügavam, kui me oskame seda ette kujutada. Mäejutlus räägib meile seaduse sügavusest ja Hebra 4. peatükk ütleb, Jumala sõna ulatub südame mõteteni ja kavatsusteni. Valeõpetused võivad meid eksiteele viia, kuid õpetusele 14. peatükk kinnitab, tee, mis inimestele tundub õige, on surmatee. Ja Paulus Kolossuse 1. peatükis hoiatab igat inimest selle pärast. Selle jaoks minagi näen vaeva, ütleb Paulus, ja võitlen tema tarmu mööda, mis minus on vägevasti tegev. Millisel eesmärgil? Et valmistada igat inimest täiuslikuks Kristuses. Ja 7. õppetund. Pauluse teenimise eesmärgiks olid terviklikud kristlased. Päästetud armust usu kaudu, pühitsetud alistumise läbi ja Kristuse sees elamise läbi. Kasvamine täieliku küpsuseni Jeesuses. Ja luba, et ma kordan need 7 mõtet veel kord üle, millest Paulus rääkis. Esiteks, evangeeliumi vägi tähendab, et Jeesus elab minus usu kaudu. Teiseks, evangeeliumi vägi tähendab, et minu vanad harjumused, patud ja sõltuvused on koos temaga risti löödud. Kolmandaks, evangeeliumi vägi tähendab, et ma alistun Kristusele ja annan talle võimaluse endas elada. Neljandaks, evangeeliumi vägi võimaldab mul käia heades tegudes, sest Jumal on need valmistanud juba enne maailma rajamist minule. Viiendaks, evangeeliumi eesmärk on pühadus ja puhtus. Kuuendaks, evangeeliumi eesmärk on kasv ja küpsus Kristuses. Seitsmendaks, Pauluse teenimise eesmärk on terviklikud kristlased. Kas sina ei sooviks end anda Kristuse kujundada iga uue päeva hommikul? See ongi stardijoon uuele elule Kristuses. Õnnistusi sulle peatse kohtumiseni.